No ei tea, see... Loko on jää küll, nii et ma panen sulle lokot. On suhkruga ilma? Ilma. Kindlana? Jaa. No, fookus see oli. Väärt kraam. No jah. Väärt kraam. Sponsord või? Sponsor. No nii, puder on valmis või? Puder on valmis. Nii, mis 4 vilja puder, mis sa siia sisse paned? Siia lisame juurde põhikomponendid. Prote. Ja siia lisame juurde valgupulbrit. Mingi hull jogurti lõhn käib üle. See on karamelli maitsega. Ja... Palju seda vist kulub ikka või? Jaa. Mingi siuke pakk, siin on mingi vapseenused ei saanud. See on vassel on. See on mingi 3-kilone balloon või? See on süssar pluss valke, nii et seda ma joon pealetrenni, seda ma söön pudruga. Okei. Sponsor by... Feit 360. Väga hea. Ma väga juurde kunagi päris. Palju su keskmine päevane kaloraaž on või palju, sa tead seda ka? Palju sa kaloreid sööd üldse või nagu, loed sa ka või? Nagu ma väga ei loe, kuna ma väga nagu, ei tea, suht tüütu on see lugemine. Aga nagu ma enam-vähem tean, et ma ei söö oma kaloraaži täis nagu. Vaid sööd defitsiidis ikka või? Jaa. Kogu aeg või? Ei tee, vahepeal ütled? No ikka vahepeal söön täis, aga ikka päris tihti ma olen nagu defitsiidis. Kuna näiteks kui mul on raske nädal trennis, siis ma kulutan mingi 3000 kuni 4000 päevas. See on 2 trenni päev siis on? Jaa, 2 trenni päev ja 4000, päris julm. Ma arvan, et siuke on mingi 3800 niimoodi ka nagu. No ja seda... Kell kogu aeg mõeled või? Jaa. Mis kell sul on? Garmin Forerunner 935. See on high-end, mul on mingi vana 920, aga noh. Täpselt enne seda oli see mudel, siis oli see kõige kõvem mudel, aga noh. Võtsin üle. Aga jah, päris nagu, päris korraga läheb neid, aga nagu see tagasi söömine oli päris raske nagu. No ma oleks nagu nii palju sööma, ma ei jaksa nii palju süüa. Jaa, see on jah päris raske, päris ülikalori rikkaid asju sööma. Aga samas sa sööd selle kõik mingi puuedes või sa sööd mingid ikka rasva asja ka, vaata kookosed ja mingid pähklid ja värgid, need on hästi kaloririkkad. Tegelikult pakitäis pähkleid ju, 200 grammine pakk pähkleid on 1200 kalorit, vaata, see on päris jäätama. Jaa, ma söön pähkleid päris palju ja ma söön ja nagu proovin süüa mingid ja peanut butterit söön räigelt palju. Aga sul selle vastu ei ole allergiat? Ei ole, imelikelt ei ole, ma ei tea kuidas. Aga nii kui söön näiteks mingid maapähklid, hakkan kohe lämbuma põhimõtteliselt. Aga peanut butter ongi maapähkli või? Ma tean jah, aga ei ole. Mis siis? Ma ei tea miks. Ja selle vastu, ma söön seda nii, et mitte... Sa pead ikka selle analüüsimine ära tegema, ma arvan, vaata. Selgus saada asja või selle allergia testi või selle vaata. Ma arvan ka, siis oleks nagu 100% kindel ikka. Kas panid mingi apelsini mahla siia või? Jaa, värske apelsini mahla. Nojah. Kuigi sa ühest sojaarama rääkisid, et... Rohkem nagu oksudeerunud suhkur väsi. Kui lidekas, ma võtan mahlats. Tegelikult ma sõidan sinna või tulen rongist välja, vaata. Ma lähen rongist välja ja viskan selle kaamera sinna, vaata. Siis lähed korra rongi tagasi, vaata. Jaa, see on jõuke. Siis tulen uuesti välja, vaata. Siis loodan, et jõuan, vaata. Kui jõuan, nii verises. Mis sul see match day hommiku prep on, siis ärkad üles söödki enne. Ärkad üles, teed mingi pudru, sööd, mis siis? Vedeled, ootad põhimõtteliselt minekut. Põhimõtteliselt, jah. Aga sa lähed nagu, teed ka veel midagi enne seda või sa lihtsalt oled kodus ja nagu sa mõttes puhkad ja valmistud, teed mingi lõunauinnaku või asja ka veel? No tavaliselt olen proovinud, aga vahepeal toimib, vahepeal ei toimi see lõunauinnak väga ikka. Nagu lihtsalt sellest tund ei saa või? Jaa, nagu ei tule und. Eile õhtul ka hästi raske oli magama jääda nagu. Mul on niimoodi kõik, et enne matši ikka mingi 3 öösel magama lähen, aga mingi 12 olen voodis, 3 tundi sest siplad ringi, vaata. Aga nüüd ma teid nagu 2, mul see treener Kristjan ütles mulle, et ma teeks sükest asja, et panen õhtuti kella 10 telefoni kinni nagu, ma pole varem teinud seda. Nagu net välja või? Ma mõtlesin, sa eile kirjutasid mulle, nagu 10 on net välja, siis mõtlesin, poiss on keskendunud. Jaa, et panen neti välja ja siis nagu kolmapäeva hommikul ja neljapäeva hommikul ärkasin hommikul üles, ei võtnud telefoni. Läksin välja, jalutasin tund aega ja siis võtsin siis venitasin ja siis võtsin ennast telefoni kätte. Et aga suht nagu imelik, vaata nagu imelik olla netis väljas. Ma tunnen nagu mõjub ka ajule. Jaa, nagu sa pigem avast seda, et see... Rahustab maha minust veitsin, jah. Jaa, minu arust pigem see, et sa märkad seda, kui mõttetud telefon on, vaata. Et märkad hommikul üles, siis pole mitte midagi põnev, mul pole ükski hommikul midagi tähtsat, vaata. Isegi kui pole olnud netis, vaata. Siis nagu see näitab seda, et nagu sa tegelikult nii lambist asjadega, vaata, kuus on aega paned, vaata, nagu ongi mingid lihtsalt see harjumus. Kätid, vaata, hommikul ärkad, kell käib telefon kätte, kohe lahti. Okei, see. Tegelikult pole mitte midagi, vaata, null nagu. See on lihtsalt see harjumus nagu, on ju. Võtta kätte ja mingi siuke, nagu siuke harjunud võtma ja lihtsalt midagi teha, vaata. Liigutada, lugeda uudiseid või midagi, vaata. Aga tegelikult sa teed seda päevas niikuinii veel mingi 20 korda, 30 korda, vaata. Ja ongi, nii et pole vaja, kas teed hommikul. Mis sul seal käe peal näita seda? Sul on mingi pilt seal või? Mis see on? See on Mairoga seotud.
aga me pole seda kellegi öelnud, mis see on. Okei, siis me jätame seda mõneks teiseks suureks. Ma olen ka nagu, ma ei ole nagu väga toitus, nagu väga nagu, ma olen oma toitus, ma oskan nagu jälgida, aga ma ei ole nagu väga spets toitumis on ja ma saan nagu asjast aru, ma oskan nagu soovitused, aga ma ei ole väga spets. Ja üks asi, millega ma nõustun saab, on see, et nagu sportlasena sa ei saa olla nagu ikkagi full või nagu vegeteeriana. Sa ei saa ikkagi minu meelest ikkagi nagu ühe fighter peale, näiteks ma tean ka UFC üks fighter, sul kerge kaal või vendus ka ma olen nagu vegeteerian, vaata, ma ei söö liha. Okei, vaata, pikalt oli, hästi pikalt oli ja siis lõpuks talle mingi arst kirjutas mingi spetsialist. Et ma tean, et ta jäävad sulle nagu plussid, et siis sa vali ise, kas hakkad toituma nagu liha sööma mitte, aga ma nagu tean, et ära sulle, mis kasu sul sealt on. Ta sai selle arstiga kokku, see arst rääkis ära, mis kasu on, kui sa sööd nagu korralikku liha, vaata, mitte sa sööd mingi kuradi oma suva mingi burgeri vahel mingi suva liha, vaata, see ei ole see, vaata, sa sööd nagu kvaliteetset liha ja see nagu annab su juurde ja siis ta sõi ära ja ta ütles ka nagu, et ta nagu poleks arvanud, et siuke vahend. See on su hommikune pillidoos või? See on mu fighti viimase 3 päeva või nagu 3 päeva enne matši hakkan võtma animali. Mis siin sees on siis kõik? Siin on mingi kõike mingi 4 korda. 10 tabletti, üüri suured. 13 tabletti on. 13 tabletti. Vaata suurus, vaata selleta vitamiini suurus. See on ju omaette vahepala ju. Aga see on see, mis Maira rääkis, et ta ei suuda neelata. Jaa, ja ta tegi puruks ja mis ta tegi need? Pulbriks. Korras. Siis tuleb veel või? 2 tükki veel. Ja siis siit 3 purgist natukene ja siis siit natukene. Saata midagi. Ega ei ole lihtne elus on sellist masinat töös hoida on ju. Jaa, kõik on palju. Lihtsalt kogu aeg on defitsiit mingitest ainetest. Kogu aeg tankivad. Noh, paus on ka pasunagule. Täna jagate pasunaid fännidele või? Jaa. Mis värk midagi on nagu muidu piisavalt kisa ei oleks ju? Täna läheb käest ära. Täna läheb väga käest ära. Täna läheb jõhker. See on teema, ma ütlen, kõndsin enne mööda. Hoidsid peas kinni seal, et need pasunad juba mängisid seal siis kui hoidnud. Oli jah? Meil just räägib, Maicel Taast räägib, et jube hea on, et kuuleb enda nime, vaata. Täna ei kuule enda nime mitte kuskilt. Ei, see on kõva. Ma ütlen, ma kõndsin enne mööda. 4 inimest istus, siuke möll oli, mõtlesin, ma kohe ringi ära aitab puldist. Jaa, Aru tüdruk tuli mööda, puhus mulle kõrva selle ja ma mõtlesin, et lõpet ära küll. Leia mina ja tea, see suure laia ilma pea, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Fightspordi üritustele ma tegelikult tulengi ainult sellepärast, me käimegi ainult Maikelit vaatamas tegelikult. Ülejäänud fightid käivad nagu selle teemaga kaasa. Ja Maikel on Viimsi Tigers. Ma ise olen Viimsi Tigersist treeninud. Nii et Maikelile tuleb alati kaasa elada, omadele tuleb kaasa elada. See on kõige tähtsam. Ta on täiega teel tippu. Jaa, kindlalt. Maikel nagu arvestades seda, kui ma käin saalis, ta treenib, seda näed kõrvalt, see on lihtsalt nii jõhker nagu kuhu suunas ta liigub nii kiiresti, et ta on noor, tal on tulevik kõik veel ees, tal on nagu võimalusi nii palju, arvestades nagu tänast ühiskonda siis. Ma tulen alati rõõmuga siia, ütlen ausalt, ja ma tulen siia kui fänn tegelikult ja ma ütlen ausalt, vahest on fännina lihtsam olla kodus ja pärast vaadata, kuidas see matš on läinud, aga ma saan aru, et ma tahan olla Maikeli kõrval sellistel hetkedel ja ükskõik. Kas me siis võidame või siis me ei võida, et olla ikka toeks Maikele nii palju kui võimalik. On olnud ka karjääris süksi nagu ütleme madalamaid hetki ja Maikel on nendest väga kõvad järeldused teinud ja ma usun, et see ongi see, mis viib teda spordis edasi ja see on see, mis tegelikult annab meile kõigile usku tegelikult täna mõelda, et me lagi ei ole veel käes, et siit on veel pikk maa veel minna edasi, et Maikel on tublit tööd teinud, et ma loodan, et ta jätkab samamoodi. Ma soovin seda, et ta oleks väga keskendunud, fokusseeritud
et ta ei alahindaks oma vastast, ma tean, et ta ei tee seda, aga ma soovin, et ta ajaks seda oma asja ja kasutaks ära oma tugevusi. See, mida ma näen iga päev trennis, kuidas Michael näeb vaeva ja kuidas ta selle eesmärgi nimel rügab, see ongi see, mis meid ka sunnib sinna minema. Aga sa käite ühes trennis siis? Ikka. Okei. Ja mis sa arvad, missugused Michaeli väljavaated selles spordis olla võivad, et siiamaani ta saatnud ainult edu, et mis edasi? Michael vaatab ainult sinna. Täna on ju ka tulemas kõva lahing, peale seda on Michaeli ees 3 kuud vist suvepuhkust, eks ole, et mis tänasest matšist, millised ootused, mis arvad? Ma arvan, Michael otseselt ei puhka, ma arvan. Michael puhkab ka nii, et ainult teeb trenni. Ta elab ainult seda ala, nii et minu jaoks ta on supersportlane. Ja kuna ma mängisin kunagi jalgpalli, nagu ka Michael ja nagu ka sina, siis kuidagi nagu klapp tekkis ja fännus on mul alati sees olnud ja ma fännan alati kõiki, kes fännus peab olema nii, et sa fännad nagu täiega. Fännus pole patt. Täpselt, et sa ei istu nii, et sa vaatad nii, et ole tubli, võitle. Kui sa lähed kohale, siis fänna nii, et sa fännad fucking täiega, vabandust. Et kui fänname, siis fänname nii täiega. Me läksime Slovaaniasse samamoodi. No täna saite pasunat ka veel, nii et tõotab tulla palju häälekas õhtu. Täna tuleb jõhker õhtu. No täna. Mis sa arvad tänasest? Ma arvan, et täna peab tulema nokk. Nokk või? Rahvas ootab. Rahvas ootab nokki, meie ootame nokki. Sellepärast me teemegi selle pasuna. Fänniarmee on valmis, nüüd peab Michael kohale tulema ise. Terve õhtu on vaikus, Michael tuleb peale, läheb mingi 100 lahti, eks ole, miks see üldse olla võib ja mis edasi? Ma arvan, et kõik näevad lihtsalt seda, milline Michaelil sees on ja kuhu ta tõesti tahab jõuda ja see tuli, mis ta sees põleb, ma arvan, et tal lihtsalt pole nagu limiite, ma tean teda juba nii kaua, ma lihtsalt tean, et tema pühendumus, sihikindlus, see on lihtsalt klass sama, et ükskõik mis ta ette võtab, ma arvan, et ta suudab kõike saavutada, kui ta tahab. Ma arvan, et läheb nii nagu alati, et Michael tuleb sealt võidukalt välja, et olgu siis kohtuniku otsusega või knockoudiga, et ootaks nokki? Ja ootan ikka nokki, et see on selline mõnus ja fännidele meeldib see ja siis peale seda väike suvevaheaeg ja väike teenitud puhkus ja peale seda jälle edasi. Kõigil on pasvunad, kõigil on sinised särgid seljas, kõik fännid on valmis täiega kaasa elama. Kas toon uue aku ja siis ei jõudnud nagu akut vahetagi, vaatasin tehtud. See on see matš, mida saab Instagrami panna üles täispikkuses vaata. Ei pea lõikama. Täpselt. Aga tegelikult oli algus oli päris hea, nagu ta käis sisse välja liikus. Siis ma olin nagu kohe Essa haak, mis ta lõi siukse nagu vene haagi, pika haagi mulle otse sisse. Fuck küll. Aga siis ta nagu lõitul Essa loogu kõiki, siis ma lasin lüüa talle siia säärde nagu golfkikki, aga kuna ma olin esimest korda, siis ma lõin talle põlve täiega. Vaatasin, sa olid põlvest läbi. Siis tõmbasin täpselt siia põlves ja liigetas seda täiega sisse. Ja tal oli raskus peal ka, vaata. Ta oli esijalaga nii sisse sinna ja terav löök. See ta oli niimoodi nagu tore võita, ma mõtlesin, ma tahan nokiga võita ka või nagu. Vaatasin kordades, see oli päris inetu, kuidas tal seal lihtsalt vajus ära alt. No ma annan sulle tagasi selles. Teeme siis selle pildi ka. Pildi ka. Turvameestele meeldib, kui fännid karjusid nii hullusti ja pasundasid ja karjusid igast nõmedusi ja kõik, mis tegid seal. Neile ei meeldinud fännisektor. Mis teha? Kui head fighterile kaasa jätakse, siis turvade alus peab olema see. Turvad ütles, et see ei ole korvpalliüritus, kus sa võid karjuda.
see on see üritus, kus tohib olla tasa ja paksutada kõigi nokile, vaid ülejäänud vaitama. Aga nad panevad mingi jalgast vete, kus 90 000 pealtvaatajad möllavad, panevad staadion päriselt, kui fännid karjuvad, siis mul on fännid rääkinud esimese fighterina, fännid karjuvad jõhkalt, siis võtaks pasutada. Ma räägin, see sport ei ole suks valmis. Ei ole valmis, ma tulen liiga hullu tunnida käele. Jaa, ta või kuule. Pildi, tee pildi. Pildi. Oleks pidanud need pasunad mingi vähe hiljem kätte kama, jah? Veel 2 tundi varem sinna. Ja ma suht kettas küll juba raisk. Pasunate pärast või? Ei, aga ma tulen just närvi, et ei päristas. Tahaks lööki enda peale? Päšele? Täiesti nõu. Saada passionile või mis nimi on?